1. detsembrist muutuvad vastavalt seadusele talverehvid kohustuslikuks. Arukordselt soe sügis on selles osas olnud armuline ning ilmselgelt meie teedel igapäevaselt liikuval autopargil ei ole kohe kindlasti rehvivahetustöö veel ette võetud. Praegu ilm on inimesi hoidnud selles mõttes, et miinust pole tulnud ja nii kaua kui on ilmad ilusad, siis inimesed ikkagi venitavad rehvivahetusega. Rehvivahetustöökodades vastupidiselt on väga aktiivsed päevad. Seda põhjusel, et ilmaprognoos näitab lähiajal ilma jahenemist. Täna on käinud rehvivahetus põhiliselt neil, kes on sõitnud siis nii-öelda lamellrehviga, ehk siis lamellrehv loob selle nii-öelda mugavuse, et võib nii-öelda varem ära vahetada. Kui vaadata tõesti ilma, siis inimlikult ma saan väga hästi aru, et kui on ikkagi pluss 12 kraadi väljas, et ega seda naastu siis väga nagu alla ei taheta panna. Ja kuna Eesti on ikkagi sellises 70% osaliselt naastrehvi maa, siis üldjuhul selle nii-öelda naastrehvide vahetamine tõesti on lükkunud nüüd viimasele hetkele. No käes on see aeg aastast, kus rehvitöökojad ägavad juba tööde all ja rehvivahetusjärjekorrad on pikad ja mis eestlaste eelistusse puutub, siis naastrehvid on endiselt populaarsed. Rehvide soetamisel on kindlasti väga oluliseks teguriks hind ja nagu müük näitab, siis enam soetatakse lamellrehve. Õnneks on aru saadud sellest, et korralik rehv tagab turvalisuse ning siin väga raha kokku ei hoita. Vaatame neid läbisõite, mis Eestis täna on, siis paljudel kindlasti on auto all rehvid, millega on sõidetud 5-6 aastat, mustrit nagu on ja arvataksegi, et sellega on nagu hästi tore ja mõnus sõita. Mina ütleksin siin sel juhul sellise nagu soovituse, et kui nagu raha uut premium kallist rehvi ei ole võimalik osta, siis kindlasti ärge sõitke selle 6-7 talve sõitnud talverehviga, vaid vaadake näiteks ka selliseid tuntud tootjate Saab-brände või tegelikult mina isegi täiesti julgelt siin kaamera ees võin öelda, et proovige ka Hiina rehve, et selles mõttes nendes ei ole täna mitte midagi sellist, mida nii-öelda peljata. Liikumine nüüd, kui ka ilmaolud võivad ootamatult muutuda, nõuab juhtidelt topelt tähelepanu. Ega libedus väga tihti ei hoiata ette, millal tuleb ja kui peakski olema libedam ja näiteks rehvi ei ole vahetatud ja tõesti juhtub keset teed see nii-öelda, et on vaja ikka veel liigelda, siis tuleb jääda rahulikuks, kiirus viia vastavalt, äkilisi pidurdamisi manöövrid vältida ja siis on ohutu koju jõuda. Kelles nüüd tärkas soov ja vajadus rehvivahetuse järgi, siis kindlasti operatiivseks vahetamiseks on nüüd vaja hoolsalt otsida, kus seda võimalik teha on.